mul ongi selline veits mingi siuke eksistentsiaalne kriis või siukene olnud, et ma tegelikult tunnengi, et ma viimase aasta jooksul on minuga nagu nii palju asju juhtunud. Ja et ma olen nagu ise hästi palju enda kohta nagu õppinud. Ma olen ise nüüd see enda jaoks see inimene nagu. Ja võib-olla see on ka see hirm seal taga, võib-olla miks ma ei ole võib-olla seda sügavamat või seda teist poolt endast avalikult nagu näidanud, sest ma tegelikult hästi tugevalt mingil hetkel ise ka tundsin, et see on jumal, kuidas ma saan rääkida mingitest sellistest asjadest, ma ei ole ise kunagi tegelikult uskunud neid ju. Kuidas ma nüüd järsku nüüd ma olen teistsugune, et see ei ole ju okei, et ma olen ikka täitsa muutunud ja muutused, see ei ole normaalne on ja. Aga mingil hetkel ma sain aru, et kuule, et oota, miks see muutumine nagu halb on? Kõige olulisem, ma arvan, selle asja juures on see, et ka uusi asju õppides või nagu enda mingitest traumadest lahti saamine on protsessi nautimine, et sa saad aru, et see iga päev, tänane päev, praegune hetk ongi tegelikult sinu elu. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on sisekujundaja, sisulooja ja värskes saatejuht, keda ilmselt paljud teavad Home in Estonia nime järgi ja kes on ilmselt üks minu lemmik inimesi sotsiaalmeedias just oma vahetu huumori ja julguse poolest olla täpselt see, kes ta on. Nii et tere tulemast saatesse Merlin Miido. Tere! No nii, tead, ma pean sulle esiteks üldse õnne soovima, sest et täna, kui meie ju salvestame, siis äkki 2 päeva tagasi tuli välja uudis, et sinust saab saatejuht. Palju õnne! Aitäh! Jah, selline asi on juhtunud tõepoolest. No räägi, mis saatega on tegu ja kuidas see uudis sinuni tuli, mis sinu esimene reaktsioon oli, kas kohe ja nii, räägi värskeid emotsioone. Jah, see on tegelikult minu enda jaoks ka üsna värske asi veel, sest see alles paar nädalat tagasi tuli minuni ka, et ma ei ole isegi veel jõudnud nii-öelda võib-olla sinna sisse niimoodi minna või harjuda, et ma juba tunnen, kui ma räägin, ma juba lähen närvi. Et sellega võib-olla naljakas asi on tegelikult see, et ma olen ütleme, mis me oleme 5 hooaega oleme Kodutrahk saadet teinud, et see telesaate tegemine, kui ise ei ole vaata võõras asi on ja. Aga ma olen olnud saates mina ise ja teinud oma tööd, mida ma teen. Just. Et see on nagu ikkagi teine asi, kui olla saatejuht. Mis on mul veel, Maris? Ma olen nii närvis. Ma ei tea. Nii, oota, hingame. Nii. Ja ma olen tegelikult nüüd selle 5 hooajaga nagu mõelnud või vaikselt nagu ikkagi isegi võiks öelda võib-olla unistanud või mõelnud, et võiks nagu teha seda televisiooniga seotud nagu midagi muud veel lisaks, mitte siis olla Merlin Miido sisekujundaja, mina ise seal lõhverdan ja ütlen, et see on kole ja see on ilus ja nii ja täna on ja. Et midagi nagu muud. Ma isegi võib-olla väga täpselt ei mõeldud, et ma tahan saatejuht olla, aga lihtsalt kas midagi ise, mingisugune uus saade ise välja mõelda või teha nagu kuskil telgitagustes midagi, aga kaamera ees mulle ka ilmselgelt meeldib olla, et seda ma nagu tagasi ei aja. Ja siis ma käisin EFTA-l, kus ma nägin Kanal 2 turud kommunikatsioonijuhti, ma arvan. Tervitused Mari-Liisile. Ja läksin taga rääkima, tšau ja siis ta oli mingi, et issand Mellu. Me peame sulle midagi välja mõtlema, nagu siin meil on vaja. Me tahame, et sa oled meilt laualt nii palju läbi käinud, ma ei saa sulle rääkida. Ma mingi, mida? Ei, vaata, tuleb kohe see mis sündroom see on, see imposter sündroom tuleb peale, et tahad kohe mõelda, mida sa ajad, päriselt ei ole. Aga siis ma kohe registreerisin ära, ei, Mellu, sa oled ise mõelnud, et sa tahad midagi teha, see on nüüd see hetk, kus sa ei ole nagu see, et mis sa räägid, ei ole. Davai, mine kaasa jutuga, ma olen, kui tore, issand jumal, nii lahe. Ja muidugi ma olen ise ka mõelnud. Ja ei läinud palju mööda 2 päeva, esmaspäeva hommikul siis helistas mulle filmimehe produtsent ja pakkus siis sellist uut võimalust. Ja siis ma olin kohe mingi et seal ei olnud seda mõtlemiskohta nagu väga pikalt.
nii lahe, no ülilahe, just täpselt see, nagu sa ütlesid, et muidu sa oled lihtsalt olnud nagu sina ise teinud seda tööd, mis sa oled ju teedki igapäevaselt, on ju, aga nüüd on ikkagi täitsa teine roll, juhtida seal noori armunuid, anda neile tööülesandeid. Loodame, et nad on armunud ka. Loodame, aga igal juhul kõik saavad veel täna ju kandideerida, et võtted on alles ju 6 pärast, nii et olgu kõik kirjad teele pandud, kes vähegi ägedat seiklust tahab, nii et kuhu tuleb kiri saata? Absoluutselt kõik noored, vallalised, tegusad, asjalikud noored on oodatud siis registreerima ennast kanal2.ee /, Armastuse sadam. Jah, Armastuse sadam, seda me ei öelnudki. Saate nimi on Armastuse sadam. Jah, on. No vot, no igal juhul tegelikult meie saate formaat näeb ette siis seda, et me hakkaks nüüd aru saada, kuidas on selline äge inimene Mellu jõudnud sellise ägeda võimaluseni, ta mõtles ja soovis, unistas ja talle tuligi selline pakkumine, et kuidas sa selliseks ägedaks naiseks oled sirgunud, siis hakkame kaevama ikkagi lapsepõlvest peale, nagu meil kombeks, nii et ega ma väga palju ei teagi ausalt öeldes. Ma tean, et sa praegu oled Tõstamaal, ma ei tea, kas sa oledki Tõstamaalt pärit, on seegi su kodukoht, ühesõnaga, kus sa oled üles kasvanud, kuidas sa oled üles kasvanud, kellega, mis see sinu lapsepõlve lugu on nii-öelda? Ma olen pärit täitsa põline Tõstamaakas. Tõstamaakas, ja maakas. Just Harrile nädalavahetusel, Harri mu poeg, ta pani mingid täiesti suvalised riided selga, ta nägi välja nagu maakas. Ja ma naersin ja ütlesin, kuhu sa lähed niimoodi, sa näed välja nagu täielik maakas, siis ta vaatas peeglisse, naeris, aga ma olengi maakas, sa oled ka. Ütlesin, ma tean. Anyways, see selleks, ühesõnaga igipõlised Tõstamaakad, sündinud, kasvanud, koolis käinud, sealt ülikooli edasi korraks Tallinnasse kolinud ja siis uuesti rasedaks jäädes siis tagasi nii-öelda juurte tulnud, et maakas ikka hingelt ka. Aga minu lugu, lapsepõlve lugu, see on nagu natuke selline, mitte nagu keeruline teema, ma arvan, aga võib-olla mul on raske natuke võib-olla rääkida, sest kuidas ma ütlen, ma ei taha kellegile nagu haiget teha ilmselt, aga kõigil iga inimene võtab mingi kogemuse kuskilt kaasa, see kuidagi mingil viisil mõjutab teda. Ma pean hingama korra, ma tunnen, mu süda tuksub. See on selline teema, jah. See ei ole nagu raske teema, aga lihtsalt see on asjad, millest sa ei ole palju võib-olla rääkinud just avalikult ka. Ja vaat ongi, mul on ka tunne, et ma ei tea nagu. Et see ei ole, mul ei ole nagu mingisugune, ma ei tea, mis suur hirmus lapsepõlv olnud, et mul oli täitsa tavaline lapsepõlv, aga ma arvan, et mingitest kogemustest ma olen ise nagu olnud nii palju mõjutatud, millest ma võib-olla alles väga hilises eas olen aru saanud, et kui palju need mind tegelikult mõjutanud on. Et ma olen kasvanud isaga, mul on ema ja isaga mõlemaga ülilähedased suhted, nagu paremaid lapsevanemaid, ma arvan, ei saa nagu olemas olla, aga nende omavaheline suhe läks hästi varakult lahku ja sellelt tulenevalt siis mina jäin kasvama isa juurde ja ma olen pendeldanud nagu 2 pere vahel nii-öelda, et mul on 2 perekonda tegelikult on ja on siiamaani, mis on hästi suur tegelikult väärtus, sest me saame, mõlemad pered on hästi lähedased, 2 täiesti nagu eraldi maailma, et pered omavahel üldse ei ole kunagi suhelnud, mul on õed-vennad mõlemal pool, kes ei ole nagu, meil ei ole ühiseid vanemaid, aga minu jaoks on nad kõik õed ja vennad samasugused. Ja me tänase päevani mõlemad pered on nagu hästi-hästi lähedased ja soojad. Me käime koos väljasõitudel, nädalavahetustel, grillime koos, õde, vend käib iga nädalavahetus meie juures lauamänge mängimas, et tõesti hästi-hästi soojad ja head suhted. Aga selle taustal võib-olla, mis mind on hästi palju mõjutanud, millest ma ise olen hiljaaegu aru saanud, on pigem just see, nagu need peresüsteemid, et minu isa sai siis uue kaaslase ja mu ema sai uue kaaslase ja võib-olla tol ajal oli hoopis teine aeg, eks ole.
Inimesed olid hoopis teistsugused, ühiskond oli hoopis teistsugune ja võib-olla sellisest, kui sina võtad endale uue kaaslase, kes tuleb juba nagu oma lastega, et siis seda uut last on võib-olla nagu keeruline vastu võtta ja just sellest ühiskonnast, tolle aja sellisest mentaliteedist või ühiskonnast tingituna oli see nagu natukene raske võib-olla. Mida ma tänaseks nii-öelda ütleme mõistan või kuidagi ma tunnen, et ma olen hästi kaua põhimõtteliselt olnud ise hästi tugevas nagu ohvri rollis, vaata. Et ma olen hästi tundnud, et ma ei ole nagu tahetud võib-olla, et ma olen hästi tugevalt kuidagi mingite raamide või kastide sees olnud. Ja jah, ma ei teagi, kus ma jõuda tahan. Et need asjad, ma arvan, on hästi palju mind mõjutanud. No, kui sa mõtled, ma mõtlen lihtsalt sellele, et nagu kuidas, et aru veel paremini saada, et kuidas see sind nagu ikkagi täna on mõjutanud, et nagu võib-olla seal tuleb sul nagu kohe mingi konkreetne mingi, mis on esimene nagu võib-olla siuke lapsepõlve mälestus, mis sulle pähe kargab. Kui ma ütlen sulle, et mis sind on nagu kujundanud kõige enam selle lapsepõlve juures? Mul on lapsepõlvest tegelikult hästi vähe mälestusi, nagu sellest varajasest lapsepõlvest, väga-väga vähe. Ma arvan, et see on ka mingisugune ajukaitse funktsioon olnud, et on paljud asjad nagu välja lülitanud. Aga kui sa küsid, et tänasel päeval, mis on mõjutanud, võib-olla ma ka selleni jõudsin, võib-olla ise alles pool aastat tagasi käis mingisugune nagu klõps ära, et ma sain nagu aru, et hästi tihti küsitakse, see on nagu nii tavapärane küsimus mulle, et kuidas sa oled selline julge nagu just sotsiaalmeedias, et kuidas sa julged olla nagu nii sina, vaata. Et ma kuskil pool aastat tagasi käisin ühel koolitusel, suhtekoolitusel, kus oli hästi tugevalt, teemaks oligi see, et paralleele tõmmata just nagu lapsepõlvega, et ütleme siis ütleme näiteks praegustes suhetes mingisugused emotsioonid ja tunded ja käitumismustrid, mis tekivad, et kus need tulevad, sa analüüsid kõigepealt iseennast ja lood mingisuguse paralleeli lapsepõlvega, et millal sa oled tundnud nagu seda tunnet lapsepõlves mingites situatsioonides. Ja selliseid harjutusi tehes mul käis nagu mingi klõps ära, et võib-olla see julgus olla selline hästi nagu avatult, mina ise või selline nagu ma olen, võib-olla ongi tulnud sellest, et ma lapsepõlves nagu tundsin, et ma ei saa olla see, et ma olin hästi olingi sellises, ma ei olnud kodus nagu kodus. Ma tundsin, et ma pean olema hästi vaikne, ma ei tee midagi, ma ei ütle midagi, sest ma ei tea, mis sealt vastu võib tulla, kuidas keegi võib käituda. Et võib-olla siis sealt on tulnud see nagu avanemine või, et nüüd nagu, et mingil hetkel, kui ma siis nagu välja läksin sellest keskkonnast, on ja, et siis nagu toimus selline, sest tegelikult ma olen kogu aeg, ma olin ka kooli ajal või kui ma elasin, olin nagu noor, et siis ma tegelikult olen, ma arvan vähemalt, et ma olen kogu aeg olnud samasugune nagu ma olen, see selline lõhverdis on ja, aga lihtsalt koduses keskkonnas oli nagu teistmoodi võib-olla. Aga see nüüd ei tähenda seda, et mind oleks kuidagi nagu kuritarvitatud või nagu lihtsalt see oli see minu enda mingisugune kaitserefleks või mingisugused minu enda hoidmise mingisugused funktsioonid võib-olla. Et tegelikult mul oli kõik nagu suures pildis hästi, aga võib-olla lihtsalt oligi see nagu tunne, et kuskilt maalt keegi, et ma olen nagu kellegi jaoks nagu üleliigne. Tegelikult seda kärgperendust on ju nii palju tänapäeval ja endagi tutvusringkonnas juba, et see lihtsalt, see on väga tavapärane, et see juhtub ja sa näed seda ümberringi ja sa näed, kuidas need vanemad nagu annavad ju endast, tegelikult nemad annavad endast parima, et selles olukorras, kuidas nad vähegi oskavad ja suudavad, on ju, ja see on nende jaoks ka keeruline olukord. Mis sa täna näed, võib-olla mõni vanem kuulab, kes on ise see lapsevanem ja kuulab, et näed, mida oleks saanud teisiti teha, et see kuidagi sind nii tugevalt või kuidagi, et sa ei oleks seda tunnet tundnud, et sa ei ole kodus. Et mida see lapsevanem teisiti teha? Kuidas lahendada seda olukorda? Mul on lihtsalt mitu sõbrannat ka, kes on nagu, et neid küll pendeldatakse, küll tehakse ühtepidi, naapidi, täpselt tuleb uus elukaaslane, sa näed, kuidas see lapsel mõjub, aga sa ei oska nagu seda nagu, sa ei tea, mis see parim lahendus on.
mis sina näed, mis sellises üldse olukorras oleks saanud teisiti teha? Mis sinu vanemad oleksid saanud teisiti teha? Ma tegelikult arvan, et kõik algab suuresti inimesest endast seest poolt. Et kui inimene ise nagu tunneb, et mingi asi häirib, trigerdab, ajab närvi, ei meeldi, siis sellel on sinu sees mingisugune põhjus. Et see on kõikide asjadega maailmas niimoodi. Ja ma arvan, et selle teema puhul samamoodi, et kõigepealt on võib-olla vaja aru saada, et jah, see, et ma teen midagi, mis tegelikult ma saan aru, et ei ole õige. See on nagu esimene asi. Ja siis hakata lihtsalt endale otsa vaatama, kust see tuleb, miks mulle see ei meeldi, miks ma ei suuda nagu käituda teistmoodi, kui ma sisimas ise nagu tunnen, et okei, ma teen midagi valesti. Et võib-olla, see on hästi selline keeruline asi selles mõttes, et esimene samm tegelikult ongi see, et sa pead ise kõigepealt aru saama. Et ma arvan, et inimesi me kõik teeme vahepeal asju, mis ei ole, mis on valed. Me ütleme vahel, et me ütleme asju, mida me võib-olla ei taha öelda emotsiooni ajal, aga see, et sa saad mingil hetkel hiljem aru, et okei, see oli veits üle piiri. Et siis sa nagu, see on see esimene asi, et sa pead aru saama. Ja siis sealt järgmine samm on juba siis see, et hakkad nagu siis endaga tegelema ja mõtlema ja vaatama ja analüüsima, et miks ja kuidas siis sealt edasi saada. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele ka. Ei, no selles mõttes ongi, et see iga asi lõpuks taandub sinu endale ja igat olukorda sa saad lahendada nii, kui sa vaatad kõigepealt endale otsa kõige paremini. Et otsida väljastpoolt lahendusi ja süüdlasi ja mida kõike, et see ikka väga kaugele lõpuks väga jätkusuutlik ka ei ole, vaata. Ei, see ei ole kindlasti jätkusuutlik, et kui ma siin korra juba mainisin, et ma mingil hetkel nagu võib-olla ka tajusin ise, et ma olen nagu väga suure osa oma elust elanud nagu ohvri rollis just selle lapsepõlvega seoses. Mul ei ole nende oma vanemate kaaslastele tänasel päeval nagu mitte midagi ette heita, ma saan nendega täna väga hästi mõlemaga läbi, aga hästi lihtne ongi minna sinna ohvri rolli, sest siis sa ei pea ise endale otsa vaatama, siis sa paned selle süü kellegile teisele ja siis on lihtsalt minuga ebaõiglaselt käitutud. Aga mingil hetkel nüüd üsna hiljuti ma saingi sellest aru, et ma olen seda teinud ja sa nagu üritad siis vaadata seda teist poolt või panna ennast nagu sinna teise poole kingadesse, isegi kui sa tunned, et ta on nii ebaõiglane olnud. Et täna ma saan aru, et tegelikult nad mõlemad, nad ei ole halvad inimesed, aga nad elasid nii hästi, kui nemad oskasid nende ressurssidega, mis neil oli antud, nende oskustega, mis neil olid olemas. Ja järelikult nad lihtsalt ei osanud paremini. Just. Ma olen nõus. Aga lähme siis selles mõttes selle positiivsema poolega edasi, nagu sa ütlesid, kõik küsivad, aga kust on siis tulnud, nagu sa ütlesid, see ei ole nagu olnud mingi hiline, et kui sa alles siis sa olid nüüd see positiivne julge, et tegelikult väljaspool kodu sa olid kogu aeg see positiivne ja kui sa ütlesid plähmerdis on ju. Plärakas ja plähmerdis on lemmiksõna. et aga kust siis see pool tuleb? Kas see on ka siis nagu veidi olnud nagu mingi ongi nagu siuke kaitsebarjäär, et näed, ma ei taha väljapoole näidata, mis mu sees tundub, et kas sa tundsid, võib-olla lapsena sa tegelikult ei saa sellest nii hästi aru, aga nüüd tagantjärgi vaadates või see on pigem see, et sa otsisid nagu väljas, mina ise olen ka ju kasvanud vanaemaga ja ema isa oli tollel ajal nagu ära ja nüüd ma saan ka samamoodi väga hästi läbi, aga mina näen täpselt, et see, et ma tahan esineda ja olla ja kõigest kõige parem olla, kõik viied olla, et minul oli täpselt see, et ma tahtsin nagu tunnustust saada, sest mu vanama oli siuke klassikaline, ta ei ütelnud nagu siukseid tunnustavaid sõnu ja siis ma otsisin seda tähelepanu ja tunnust, et ma olen ka ikkagi väärt, et kuigi mu ema isa mind ei taha, aga et tegelikult ma olen ju tore, et ma otsisin väga seda väljastpoolt, et ma olen nagu ka hiljem aru saanud, et kus sinul see kõik see positiivsus, see esinemissoov, kõik see siis tuleb? Ma arvan, et mõlemad selles mõttes, et ma seda iseenda puhul ei ole nagu niimoodi varem mõelnud. Nüüd, kui sa seda ütled, siis ma nii ma lähen koju, ma hakkan analüüsima. Et ma usun, et kindlasti on see minu, ma ei tunne praegusel hetkel, ma ei ole sellega tööd teinud, ma ei tea nagu süvaanalüüsi, ei tea, on ju. Ma
aga niimoodi lihtsalt puhtalt intuitsiooni pealt ma praegu võiks öelda, et ma ei tunne, et see on täielikult see nagu heakskiidu otsimine või selline. Ma usun, et seal on kindlasti oma osa, sest ma olen väga suur tähelepanu otsija ja mulle meeldib heakskiit ja ma olen isegi nagu oma mehele kodus öelnud, et nagu, et kui ma toad näiteks ära koristan, vaata, et siis nagu, kas sa nägid või? Miks sa ei ütle, et ma olen nii tubli nagu? Et ma täiega tahan seda, et mind kiidetakse ja see on kindlasti tugevalt seotud ka selle sama lapsepõlve teemaga ka, sest tõesti ma nagu otsisin seda heakskiitu, et kui ma tundsin lapsena, et ma olen kuidagi nagu üleliigne või et ma ei tunne seda nagu armastust või hoolivust, siis seda ma tegin küll lapsena väga palju, et ma otsisin seda heakskiitu läbi nagu tegevuste. Oligi nagu tubade koristamised, söögi tegemised, hommikul võileibade valmistamised, voodisse viimised, nagu kõik siuksed asjad. Ja neid ma tegin tõesti, tol hetkel ma muidugi ei saanud sellest aru, aga nüüd täiskasvanuna saan ma väga hästi sellest aru, et ma tegin seda kõike selleks, et saada seda, millest ma nagu puudust tundsin. Ja see on kindlasti osa sellest ka, mis ma täna teen, on ju. Aga teisalt poolt ma tunnen, et see on ikkagi nagu lihtsalt osa minu iseloomust või nagu lihtsalt ongi nagu mina. Et ma ei tunne, et ma näiteks, kui ma koolis käisin, ma lasteaiast nagu ei mäleta midagi koolis, et ma olin koolis ka hästi aktiivne, näiteringis esinemised, kõik mingid playback show'd, õhtujuhid, mingi koolilehed nagu I did it all. Et koolis ma ei mäleta, et ma oleks teinud neid asju sellepärast, et ma oleks tahtnud kuskilt mingit seda kellegi nagu tunnustust või heakskiitu. Et need olid lihtsalt asjad, mis mulle meeldis nagu teha. Ja täna ma arvan samamoodi, et see sotsiaalmeedia on loomulikult ühelt poolt annab mulle seda heakskiitu ja tunnustust ja seda tähelepanu ja neid positiivseid kommentaare, neid on nagu ilmselgelt see nagu teeb mulle paia ma mingi aga teisalt see, kogu seda protsessi nagu teha, ma räägin, minu kõige suurem fänn olen mina ise nagu, ma teen suuremad osad videod iseenda jaoks, mul tuleb mingi mõte, issand, see on nii naljakas. Ma nagu naeran juba enne, kui ma seda tegema hakkan, sest mulle endale nagu meeldib. Et see on nagu siuke nagu protsentuaalselt ma ei oskakski jagada, aga mõlemal osal on seal kindlasti oma roll. Aga ma tahaks ikkagi nagu loota, et suurem protsent läheb sellele, et ma olen ikkagi, see on lihtsalt osa minust nagu. Ja, muidugi ja kindlasti nii ongi, et see on lihtsalt see huvitamisel tagantjärgi kunagi hakkad aru saama, et sealt tuleb mingid külgi vaata juurde või mingid mõjutusi juurde, aga selle vastu me ei saa, et ikkagi inimene sünnib nii nagu ta on ka ja seal on oma mis iganes, ma ei tea, vaatad oma lapsi, kasvatad ju täpselt samamoodi, üks on täiesti ühtemoodi, teine täitsa teistmoodi. Ja seal ongi geneetika nagu just ka juba mängus, et ega minu mõlemad, mu emapoolne ja isapoolne vanaema, kellega ma mõlemaga olin nagu äärmiselt lähedane. Mõlemad on olnud samasugused plähmerdised ja hästi siuksed käredad ja kõva häälega ja nagu isegi ma sain nüüd alles hiljaaegu teada, et seesama maja, kus me kolisime näiteks, oli minu vanaema maja, siis minu isapoolse vanaema maja, kus ma lapsepõlves ise ka elasin ja tol hetkel ma muidugi ei saanud aru, milline maja see on või mis isekujunduslikud lahendused seal on ja kui me selle maja nagu nii-öelda maha lammutasime, et enda uus ehitada, siis ma nagu ka ei osanud vaadata, sest mul olid seal enda mingisugused lapsepõlved ja mälestused on ja aga nüüd täna, kui ma mõtlen tagantjärgi, mul isa ütles seda ükskord, et tegelikult oli minu vanaema Velli ka selline sisekujundus nagu entusiast, võiks öelda, nagu minagi, et ta käis tapeete ja seinakatteid kõik bussiga kuskilt Peterburist ja ma ei tea kust toomas, et see maja tegelikult oli sisekujunduslikult oma aja kohta ka nagu pärl täpselt. Et ma arvan, et kolmas osa sealt on ka ikkagi juba minu esivanemate poolt kaasa antud. Nii väga lahe. No võt, aga kus ongi, sa tegelikult täna oled sisekujundaja ja me teame sind sotsiaalmeediast, aga sa vahepeal enne seda olid üldse ju kehalise kasvatuse õpetaja ja seda ka ma nagu üldse ei tea, kus see sinna vahele kõik sai ja kuidas sa sinnamaale jõudsid, et räägi see vahepealne etapp ka läbi, et mis sind üldse huvitas, kuidas sa selle tee valisid? Tead, see on naljakas.
või noh, tegelikult see ei ole naljaks, aga ma olen ise nagu mõelnud jah, et see kehalise kasvatuse asi sattus sinna niimoodi, et ma peale keskkooli tulin Tallinnasse ülikooli õppima rekreatsioonikorraldust. Ja kui ma selle baka ära lõpetasin, siis ma olin nagu, et mis siis nagu nüüd, et nagu hakkad täiskasvanuks ja oled tööle või ei. Ja siis, kuna rekreatsioon on kehakultuuriga samas teaduskonnas tol ajal oli, ma ei tea, kas täna ka on, siis ma läksin päris mitme kursaga edasi nagu kehakultuuri magistrisse õppima. Ja samal ajal paralleelselt läksin kooli tööle juhus nagu hästi lühiajaliselt, sealt liikusin edasi lasteaeda liikumisõpetajaks ja siis me sealt juba kolisimegi maale, kus ma siis sain selle kehalise kasvatuse õpetaja nagu koha, et see oli selline loomulik asjade käik, aga see ei olnud kindlasti selline mu plaan või unistus, et ma ei olnud nagu kunagi mõelnud, et ma tahan saada kehalise kasvatuse õpetajaks või üldse õpetajakski. Et pigem ma mõtlesin, et minust saab ikkagi mingi ürituste korraldaja, mingi õhtujuht, mingi siuke ikka nagu esineja. Aga see kehalise kasvatuse õpetaja lihtsalt sattus sinna vahele sellepärast, et midagi muud targemat tol hetkel pähe ei löönud. ja siis sa olid õpetaja ja nagu sa ütlesid, et siis te õpetaja ameti ajal siis kolisid, hakkasite seda maja ja Harri sündis ka vahepeal või? Harri sündis ka siis selle vahel, siis kui ma olin liikumisõpetaja Tallinnas lasteaias, siis ma jäin rasedaks. Ja kas kuidagi Harri sünd mõjutas seda, et te siis otsustasite tagasi kolida või kuidas üldse see Harri sünd mõjutas sinu järgmist elu ja neid valikuid? No seda, et me kolime maale, see otsus oli ikkagi tehtud juba enne, kui ma üldse nagu rasedaks jäin, et kuna mina olen ikkagi igipõline maaks, nagu ma juba ütlesin, ja minu mees on küll pärit linnast Jõgevalt, siis tema on ka ikkagi selline maainimene nii-öelda või nagu maausku, et me mõlemad ei ole üldse tallinlased nii-öelda. Et see oli kuidagi hästi loogiline või me elasimegi tol ajal Kristiine kahetoalises korteris suures 9-kortses paneelmajas ja ma ei kujutanud, kui ma olen ise elanud maal ja mees samamoodi lapsepõlved on kõik veetnud maal, siis me kumbki ei kujutanud ette, et me saame lapse ja me elame seal kuskil paneelmajas nagu majade vahel, et kui laps tahab õue minna, siis ma pean taga kaasa minema. Või nagu, et ta peab isegi jalanõud jalga panema, mitte see, et ukse lahti hommikul palja jalu mine ja ole vaata. Et see oli selline lihtsalt jah, osa ka jälle minust, ma arvan, meist mõlemast. Et nagu ka samamoodi nagu see õpetajaamet, et see oli ka loomulik käik, et see tagasiminek tuli ja siis te hakkasitegi maja ehitama ja selle maja ehitus, ma saan aru, selle maja ehituse ajal sa hakkasid juba, siis sündiski ühesõnaga Home in Estonia. Jah, Home in Estonia sündis tegelikult peale maja ehitust. Me olime siis juba maja valmis saanud, majas sees elanud ja kuna see maja kukkus nii hästi välja ja nii hirmsasti tahtsin jagada ikkagi seda asja, mis ma kõik olin ise loonud, siis ma mõtlesin, et oleks mõistlik luua see eraldi kodukonto, et kodukontod olid just siis nagu sellise nagu tõusmas, nagu trendimas on ju. Ja siis see sai tehtud ja tol ajal ma tegelikult juba vaikselt nagu unistasin nagu ka sellest, et see sisekujunduse asi on nagu tore, uskumatu, mul tulid kõik asjad välja täpselt sellised, nagu ma oma peas olin nagu mõelnud, et kuidas see võimalik on. Ma nagu olin reaalselt šokis ise ja siis selle oma kodu tehes ma nagu hakkasin vaikselt unistama, et see sisekujunduse asi võiks olla midagi, mida ma tahaksin teha ka edaspidi, mis oli ka üks põhjus seda Home in Estonia kontot luues, et siis see oleks nii-öelda siuke algusportfoolio, mis aitaks mul selle jala sinna kuskile ukse vahele see nagu panna. See tegelikult juba oli nagu teadlik ikkagi, natuke teadlik otsus on ju. Aga see tõus ja lend tegelikult sul tuli ikkagi ülikiiresti ja väga nagu... Ma ei tea, kui palju sul neid selle mingi aasta-kahega neid seal jälgijaid oli, aga kas sa mäletad ka, mis tunne sul oli, kuidas sul algul neid, ma ei mäleta, mis hetkest ma ise sind jälgin, aga sa olid algusest peale ka kohe nii julge, nii vahetu. Mis see selle edu sulle nii kiirelt tõi, et täna ilmselt neid, kes tahavad ka hakata võib-olla tegelema on hästi palju, et mis sa ise mäletad sellest?
edust ja algusest? See on nii veider küsimus, vaata inimene harjub ära sellega, mis tal on ju. Ja hästi raske on endal nagu mõista või aru saada, et sa oled midagi hästi teinud või et midagi on tulnud hästi kergelt või läinud hästi kiirelt, on ju. Et selle Instagrami kasvuga on täpselt seesama lugu, et ega ma täpselt ei mäletagi ise või ma tegelikult täit vastust ei tea, miks see kasv nagu nii kiire oli, mis nüüd tagantjärgi vaadates tõesti, see oli tõesti mega kiire. Aga ma arvan, et see oligi lihtsalt sellest tingitud, et mu kodukonto ei olnud lihtsalt kodukonto, vaid ma olin ise seal nagu see plärakas, ja et ma olingi nagu, ma tegin siiski nagu ise endale neid videosid on ja panin need üles mõtlemata väga selle peale, kes või kui palju neid vaatab või mis nad nendest ka nagu nii väga arvavad on ja aga ma ei saa nagu tegelikult praegu ka öelda, et see tuli hästi kergelt, see nagu selline hästi vaba või loomulik olemine või see, et ma mingi ilma meigita ja sassis mustade juustega nagu olen. Et see alguses on ikkagi, ma mäletan isegi, kui ma hakkasin üldse neid majaitse storysid oma enda isiklikul Instagrami kontol tegema, vanasti, ma ei tea, kas sa mäletad, vanasti üldse, neid storysid üldse ju ei olnud kunagi. Ja Instagramis keegi kunagi ei rääkinud. Ainult pildid olid. Ja siis tulid need story'd, kus sa ka ikkagi postitasid ainult pilte. Et see rääkimine niimoodi, et sa võtad kaamera ette ja vaatad ennast ja räägid ja paned selle üles, oli nagu alguses, see oli enne Home in Estoniat, oli mega hirmus ja võõras, sest see oli midagi, mida sa ei olnud varem teinud. Aga ja ma vaatan, mul on need esimesed story'd kõik nagu sinna enda isikliku konto highlightsidesse salvestatud ja ma täna vaatan neid ja ma vaatan, issand jumal, Mellus oled mingi täiega. Nii, seal ma ikka nagu esinen vaata või nagu siuke nagu, et ma ei ole nagu päris mina ise, et ma nagu väga tugevalt kontrollin, kuidas ja mida ma vaata ütlen, on ja. Et see mina olemine Instagramis tuli lihtsalt harjutamisega. Et kui sa hakkad midagi esimest korda tegema, siis see ei tulegi sul kergelt ja loomulikult, see ongi võõras, see ongi ebamugav, aga sa lihtsalt teed edasi ja lõpuks sa harjud sellega ära ja siis oled mingi piu. Ma olen vaadanud nagu mitmeid selliseid uusi sisuloojaid praegu, kes on nagu tõusnud on ja populaarseks saanud, kui nad alustasid. No samamoodi ükskõik kelle kontot sa vaatad, et esimesed videod sa näed, ta pingutab, ta on närvis, ta on ebakindel. Ja nüüd vaatad täpselt ja läheb pool aastat mööda ja vaatad, ta on nagu täitsa kaameraga sina peal vaata. Et see on kõigega niimoodi, lihtsalt harjutamine teeb meistriks, vastab tõele vist. Ja vaata ongi tihtipeale, kes tahavad alustada, ütled, ma ei oska ja ma ei julge. Mitte keegi pole alguses osanud ja julgenud. Kui isegi Mellu pole alguses julgenud, siis mis saab põed nagu. Et täpselt, ja ega ta ei tule nagu nii enne, kui sa hakkad tegema. Lihtsalt. Ja selle kohta mul on üks hea lause, mida me siin ka nüüd nädalavahetusel käisime pojaga krossi võistlustel ja ütlesin talle just selle lause. Edu on hirmu taga või hirmu taga tuleb edu või kuidagi niimoodi, kuidas see täpselt on. Et põhimõtteliselt see on jälle, sa saad seda konverteerida kõikidesse eluvaldkondadesse, sõprussuhetesse, sporti, karjääri, igale poole. Just. Ja kui sa nagu tahad, siis nagu kardad ja teed. Lihtsalt do it scared. On küll, ma täiesti nõus sinuga. Ja see tegelikult väga hirmu äratav võis olla ka otsus tulla siis lõpuks ju, nagu tulidki selle õpetajaameti panid maha ja siis hakkasid päriselt pakkuma sisekujundusteenust ja tegelikult sisuloomaga ilmselt juba teenisid midagi või ma ei tea, kuidas see nagu, kas see oli hirmus, kas see tuli raskeks otsus või sul on kogu aeg see mentaliteet olnud, et ei, hirmu taga on see ja ma hakkan lihtsalt tegutsema. Ei. No. Seda ma ütlen täna. Seda sa ütled oma pojale ise. Jah, täpselt. Mis sa arvad, et ma ise teen muidugi nipsti? Kardan, aga ma ju tean, et seal on edu lähen. Ei, see ei käi niimoodi. See on protsess. See tuleb nagu tagantjärgi on seda hea öelda, on ju. Et millest me rääkisime? See õpetajaametist ära tulek. Ei, see oli muidugi mega hirmus.
mul nagu ikka käed värisesid, süda kloppis, ma arvan, et esimesed mingi isegi pool aastat, aasta oli selline, kus ma täpselt ei teadnud, mida ma nüüd tegin, issand jumal. Samas tundsin ennast ülihästi, et ma ei pea hommikul tööle minema, ülihästi, et ma teen, mis ma tahan, olen oma aja peremees, aga samas ikkagi taustal on see hirm. Et see on see ükski asi, ma arvan, jälle vahet ei ole, mis teemal me räägime, ei ole nagu lihtne või õppida midagi või arendada mingit oskust, kas või nagu füüsilist oskust või mingisugust emotsionaalset oskust. See on mega raske, aga see on protsess ja kui sa ise saad aru, et sa tahad kuskile teisele poole jõuda ja see, et sa juba sellest aru saad, nagu me juba enne rääkisime, sa hakkad vaikselt neid samme sinna poole astuma ja enda mõttemustreid muutma. Ja oluline selle juures, ma isegi võib-olla võiks öelda, et kõige olulisem on see, et inimesed vist hästi palju tahavad keskenduda nagu sellele lõpptulemusele. Meil on eesmärk ja nüüd ma ainult rühin selle ühe eesmärgi poole ja kui ma selle ühe eesmärgi olen täitnud, siis ma olen õnnelik, siis ma olen rahul, siis ma puhkan, siis ma magan. Ei. Siis sa ei tee seda ka. See ei tööta niimoodi. Selle aja peal, kui sa selle esimese eesmärgi oled täitnud, on vahepeal mingi 5 uut juurde tulnud. Et kõige olulisem, ma arvan, selle asja juures on see, et ka uusi asju õppides või nagu enda mingitest traumadest lahti saamine on protsessi nautimine, et sa saad aru, et see iga päev, tänane päev, praegune hetk ongi tegelikult sinu elu. Et kui me võtame nagu suurema pildi, siis nagu mis see elu eesmärk, see kõlab nii koledasti, aga elu eesmärk lõpuks on nagu surm, me kõik sureme lõpuks ära, on ja. Aga et kui sa nüüd piltlikult võtad nagu selle näiteks, et mis see eesmärk, et me ei liigu ju selle poole, et sa pead nagu nautima seda protsessi, mida on mega raske teha ja ma ei ütle, et ma iga päev seda teen, aga kui sa juba selle suhtumise või sellise mõtte nagu suudad endale sisse juurutada, siis see nagu igapäevaselt korrutad, võib-olla mitte igapäevaselt, alustad korra kuus, siis tuleb korra nädalas. Et see on, ma arvan, lõpuks see, mis nagu suuremad muutused võib-olla teeb. No see alguses tundub kõige hirmsam just see, nagu see ebastabiilsus. Kas ma saan üldse hakkama, kas keegi üldse tahab minu teenust osta, kas mul tuleb järgmine, sul oli 2 asja tegelikult on, et selles mõttes sa tulid ära, sul oli nii sotsiaalmeedia kui siis see sisekujundusteenus, mida sa pakud. Kas mul tuleb üldse seda koostööd, kas mul tuleb üldse mõni klient, kes mind tellib, kuidas sa selle nagu selle ebastabiilse, no sa ütlesid aasta aega võib-olla see kestis selline, et kuidas sellega nagu toime tulla ja mida sa tegid, võib-olla mis on suurimad vead, mida sa täna näed, et mida poleks üldse vaja olnud teha või esimesed mingid siuksed komistamised, mis võib-olla anda nagu natuke julgustust teistele, et see on normaalne ja kuidas sina sellega nagu toime tulid? Mis sa mäletad nagu? Ega mul ei olegi midagi tarka siin vist öelda selle kohta tegelikult, et need hirmud on niikuinii. Mul on ka täna niikuinii need hirmud, aga ma lihtsalt, ma ei tea, ega ma midagi nagu konkreetselt või mul ei ole mingisuguseid metoodikaid või mingisuguseid selliseid praktilisi nõuandeid siin ausalt öeldes tegelikult anda, sest mul lihtsalt ei ole neid. Et ma pigem vist kalduks sinna poole, et ma olen teinud neid asju, mida mulle teha meeldib ja see ärevus ja need hirmud, ebastabiilsus, kõik need on niikuinii, need on, aga sa tajud ära, et see mõte mul tuleb ja siis sa kohe nagu üritad sellest mõttest lahti saada. Okei, see on okei, ja, aga ma teen seda, ma vaatan, ma olen täna siin, täna on kõik okei, vaatame, kuidas homme on, äkki on homme ka kõik okei, et lihtsalt ikkagi ma arvan nagu kuidagi mingisugune enda usaldamine või ka mõnes mõttes elu usaldamine
ma ei oska seda öelda, kuidas seda teha, see ongi lihtsalt võib-olla kõik need asjad, mida ma juba olen nagu maininud, on ju, et lihtsalt. See tekib vist lihtsalt aja ja kogemusega ka, et sa võid öelda küll usalda elu, küll kõik läheb hästi, aga tead, kui ma olen veel seal punktis, kus ma ikka üldse elu ei usalda, siis ega seda nipsust ei tule ka, vaata. Ei, muidugi ei tule, et see on ikkagi igapäevane selline töö. Ja noh, ma ei saa nüüd öelda ka seda, et nüüd on kõik usalda ja ma teen seda, mis mulle meeldib. Et elu vajab elamist, on ju, et ma arvan, et minu üheks väga suureks selles mõttes turvavõrguks võib-olla oli ka ikkagi see, et ma ei olnud üksi, on ju. Mul oli kaaslane ja ma teadsin, et kui midagi läheb nagu minu asjadega pekki, et noh, siis selles mõttes, et koduta me ei jää, on ju. Ja teisalt üks mõte võib-olla siia on sobilik, võib-olla on ka ikkagi see, et kui sa nagu just nüüd selle näitel, et tuled oma igapäevad nii-öelda palgatöölt ära, et hakata nagu ise midagi tegema, eks. Et kui sa teed midagi, mida sulle väga teha meeldib, sa tuled, sa võtad selle julguse kokku, sa proovid, sa annad endast kõik või annad nii palju, kui sa oled tol hetkel võimeline andma ja see ei tööta, siis kõige hullem asi, mis juhtuda saab, on see, et sa lähed tagasi sinna, kus sa tulid. Ja oled väga suure kogemuse võrra rikkam. Ja see ei ole halb. Et see, et sul see ei õnnestunud, noh, see on jälle üks asi, mida kõik me kardame ebaõnnestumisi. Ebaõnnestumisi, ma arvan, tegelikult ei ole olemas, et igas asjas on õppetund, aga lihtsalt see ongi jälle see sama koht. Me jõuame jälle tiiruga sinna samma kohta tagasi. Et ebaõnnestumine on ebaõnnestumine siis, kui sa ise seda niimoodi vaatad. Aga kui sa pöörad selle ümber, et jah, okei, ma olen pettunud, ma olen kurb, mis on täiesti fine, loomulikult on ju. See, mis teised arvavad, sellest on niikuinii suva nagu sellest, no see on, sorry, sa lihtsalt seda sa pead ka nüüd hakkama endale ütlema, mind ei huvita, mida teised ütlevad. Ja nii on ja kõik. Aga lihtsalt nagu enda seisukohast võttes, et ka ebaõnnestumiste juures on alati mingisugused positiivsed asjad, mingisugused kogemused, mida sa ei oleks saanud. Tänu nendele kogemustele sa saad mingisuguse uue teadmise, uue kogemuse, see kasvatab sind. Et ebaõnnestumine on ainult siis ebaõnnestumine, kui sina ise otsustad, et see on ebaõnnestumine. No mis sinu kõige suurem ebaõnnestumine on olnud? Mis sind kõige rohkem on, no võtame nüüd kogu, ma ei tea, kõik. Lihtsalt sa hakkasid sellest nii põnevalt rääkima ja sul nagu tunne, et sul on nagu mingi sisemine väga sügav uskumus selles osas, nii et kas on nagu, mis sa ise pead oma elu kõige suuremaks ebaõnnestumiseks, mis on tegelikult pöördunud väga positiivseks? Too meile hea näide. Päris keeruline küsimus. Mul õnnestub kõik, sorry. Mul ei tule nagu kohe mingit sellist... See võib ka mõni väike ebaõnnestumine olla selles mõttes mingi suvaline. Ma võib-olla ütleksin ikkagi pigem nagu selle või tooksin nagu siia näite, et ma olen mingites olukordades iseendale tuhka pähe raputanud võib-olla selles osas, et ma ei ole nagu iseenda mingisugust sisetunnet usaldanud, et ma tegelikult mingit asja tehes tean, et see ei ole õige, sest tänaseks ma olen õppinud, enamus mu otsused tulevad sisetunde pealt. Ma ei tea, kuidas mul on see õnnestunud nagu õppida, aga meil kõigil on see olemas, see mingisugune mingi tunne, mis ütleb sulle nagu kohe, kas see inimene on sinu inimene, kas see töökoht on õige otsus, kas, ma ei tea, ma peaksin täna minema sõbrannaga välja või mitte, no mis iganes teema on ja. Et
ma varasemalt võib-olla jah, olen hästi palju läinud oma sisetunde vastu ja sealt on need nagu ebaõnnestumised võib-olla nagu mitte, ma ei ütlekski isegi nagu ebaõnnestumised, aga ma pärast tagant järgi saan aru, et kurat, ma tegelikult ju teadsin, miks ma tegin, on ju. Et võib-olla see koht, ma konkreetselt nagu näidet sulle hetkel päriselt nagu selle ei oskagi nagu tuua, aga ma tean, et see tunne on mul nagu sees varem olnud, et ma teadsin varem. Miks ma ei kuulanud, miks ma ei usaldanud iseennast? Aga kas sul nii ka on, et vahel on nagu seal hirm, nagu sa ei saa aru, kas nüüd räägib hirm, et ma ei julge seda teha või seda vastu võtta või see on mu sisetunne, mis ütleb, ei, see ei ole õige asi. Ja sellel on mega raske vahet teha. Väga raske. Mega raske. Ma maadlen sellega ka igapäevaselt endiselt. Aga kuidas sa siis oma sisetunde üles leiad? Ega see kohe selles mõttes, et ega see ei käigi jah niimoodi nagu nipsust, et oota, ma kuulan, mis ma sisel on. See tuleb võib-olla ka sellise väikese viitega, et esimene mõte, kui mingisugune pakkumine näiteks tuleb lauale, siis loomulikult tuleb kohe miljon erinevat emotsiooni, tunned, et katsu sealt sees see kõhutunne nüüd üles leida, on ju. Et aga natukene aega nagu lased settida, et sa võib-olla kohe selle esimese emotsiooni pealt, olgu see emotsioon nagu või nagu oh my god, nii hirmus, et sa lased natukene sellel esmasel emotsioonil raugeda. Ja siis sa saad rahulikult nagu mõelda ja võib-olla nagu teha ka seda, et okei, nii, kui ma nüüd teen selle, lähen seda teed pidi, et mis siis saab ja hakkad sealt nagu seda mõtet nagu edasi arendama, on ju, ja vaatad, mis nagu tunne nagu tekib. Siis mõtled järgmisel päeval, võtad selle nagu teise tee, on ju. Mõtled, et okei, aga kui ma nüüd ei tee, et mis siis saab, vaata. Ja siis võib-olla nädala pärast saad aru, et okei, tegelikult on see nagu õige. Et see ei ole nagu selline hetke küsimus, et jaa, et ma teen kõik otsused sisetunde pealt, see tuleb nagu nipsust. See on ka jälle selline igapäevane õppimiskoht ja protsess ja mida saab nagu õppida ja arendada, et see on nagu siuke keeruline, aga mitte võimatu, ma arvan. Just, ma olen nõus ja ka ikkagi läbi kogemuste, mida rohkem neid kogemusi tuleb, seda rohkem sa hakkad seda sisetunnet ära tundma, vaata, et ka siin mingit ühest kuldset reeglit nagu on raske öelda, aga see on hea soovitus, et ära lase need emotsioonid enne maha raugeda ja siis püüa aru saada, mis see õige tunne on, sest alati me teame, alati me sisimas teame. Kui sa oled selle õige otsus teinud või kui sa vale otsus oled teinud, siis pärast tagantjärgi sa tahad pekki, ma teadsin. Ja, nii on. Ja see on see, siis ma tunnen, et kurat, ma olen ebaõnnestunud. Ma tegin selle vale otsuse. Ja see võib-olla ütlen siia veel seda ka, et see emotsioonid, et sa lased need esmased emotsioonid vaata maha. See on jälle hea mõte, mida ma olen nüüd ka jälle õppinud siin hiljaaegu, et kõik mingites rasketes olukordades, vaat ei ole, kas sa oled isegi laps on mingi pahandusega hakkama saanud, sul on mingisugune konflikt oma elukaaslasega, sul on oma sõbraga mingisugune asi, naabriga mingisugune asi kraagelda, mingisugune teema on üles tulnud. Esimese asjana see on nagu kõige normaalsem asi, et sul tuleb see kuumalaine, sa juba lähed kaitsesse, kus ta mulle nüüd, mida ta seal tegi, niimoodi ütles, et see on loomulik inimkäitumine. Õppimiskoht, mis on minul olnud väga suur, ongi see, et ma saan aru, ma ei saa kohe selle sama esmase emotsiooni pealt reageerida. Korra hingad, võtad maha, võib-olla päeva, võib-olla 2 ja siis sa samal ajal ju kogu aeg mõtled selle peale, mõtled ühtepidi, mõtled teistpidi ja siis lõpuks tuleb see ilmselt palju ratsionaalsem nagu reaktsioon sealt järgi nagu. Just, aga see ongi minust kõige keerulisem, et endal sabast kinni saada, et ära praegu hakka, ära mine. Jah, see on keeruline. Et kui sa selle kinni saad, siis on nagu väga hästi, siis pärast on nagu palju toredam. Aga alati ei saa minu arust kinni sabast ja ikka siis pärast mõtled, miks ma nüüd ei suutnud, siis oleks või. Ja aga siis on jälle see, et okei, ma reageerisin üle, see on ka inimlik ja sa saad aru, et sa reageerisid üle, siis ole nagu piisavalt täiskasvanu, tunnista seda endale ja tunnista seda ka teisele poolele, ütle kuule. Sorry, ma saan aru, ma natuke käisin üle. Tegelikult see ei olnud minu eesmärk.
aga minu point on see ja see ja see on ju. Et kõik asjad on tegelikult nagu lubatud, aga lihtsalt sa pead vastavalt siis käituma. Ja ma ütlen, et see esmane, see saba otsast nagu see kinni tõmbamise, see on eriti raske oma mehega. Teistega on palju kergem. ja ongi nii. Mida lähedasem inimene, seda raskem on ennast ju vaos hoida. Ja iseendaga ka tegelikult. Ma olen viimasel palju rohkem mõelnud sellele, et võt iseendal on veel kõige rohkem sabast nagu keeruline kinni hoida, et iseendale me ütleme kõige hullemaid asju vahepeal. Ma ütleks isegi oma elukaaslase nii hulle asju, kui ma iseendale vahepeal oma peas siin, jälle, kurat, mis asja sa tegid, vaata, et kuidas sul sellega on, kui enesekriitiline sa oled ja kui enesekindel ja enesekriitiline mõlemat pidi võib-olla. Kas sa oled iseenda vastu karm või pigem oled, kes iseendale ka pai teeb või kui julgelt sa neid kõiki videosid, kas sul on täiesti savi, sa oled, nagu sa ütlesid, iseenda suurim fänn või tegelikult ise ka ikkagi enne postitamist mingi ei tea, kas ikkagi see läks nüüd äkki üle piiri või? Nende videodega mul ei ole kunagi olnud seda. Et selles mõttes ma ütleksin niimoodi, et ma ei ole ülemäära enesekindel, aga ma ei ole ka ülemäära enesekriitik. Selles mõttes ma ei ole nagu kunagi otseselt nagu tundnud, et ma väga halvasti iseendast mõtleks. Nooremana loomulikult see keha teema on alati nagu teema kogu aeg, kunagi pole piisavalt peenike, kunagi pole piisavalt ilus, kunagi pole piisavalt ilusad küüned, piisavalt ilusad riided. See on nagu, ma arvan, mingi sisse kodeeritud mingisugune muster meie generatsioonidest nagu eriti ma tunnen. Aga ma ei tea jah, ma nagu ei oskagi öelda, kus see nagu on, et ma nagu üsna sükene Harju keskpärane inimene, aga otseselt nagu halvasti ma iseendast nagu kunagi mõelnud ei ole, aga kindlasti mul on need olukorrad, kus mul on mingi paar hetke, ma võin mõelda, issand, ma ei tea, kas mul tuleb meelde mingid paar sellist hetke, kus ma olen öelnud midagi või käitunud mingil viisil nagu omast arust üritanud olla naljakas või midagi ja siis on läinud metsa, teised ei saa aru ja siis ma olen mingi oh my god, issand, kui piinlik nagu. Ja mul on paar mingit siukest hetke, mis mul siiamaani see tuleb mingi suvalise teisipäeval, sõidan autoga, vaatan, oi, linnud, puud, lehed ja siis tuleb issand, kui piinlik tuleb meelde, vaata. Et selliseid hetki loomulikult on, aga ülemäära enesekriitiline ma ei ole kunagi nagu väga olnud, jah. No väga hea, aga kui nagu sa ütlesid, nende videode puhul sa üldse ei pelga, on ju, et kõik läheb laivi, mis tuleb ja sa ei mõtle, kas nüüd panna seda post nuppu või mitte. Aga mis mina mõtlesin ja see tunne on see, et sa oled nagu 100% sina, et sa oledki seal see, kes sa nagu oled, on ju. Kas see päriselt ka on niimoodi? Et sa oled 100% sina seal või tegelikult on ikkagi mingid külgi, mida me tegelikult ei näe seal, et võib-olla see tunne on meil ja mingis mõttes sa oled, aga kas on seal mingid külgi, mida me tegelikult Mellust üldse veel ei tea, mida sa ikka meile seal ei näita päriselt? Ai, muidugi. Ei, mul on ausalt tunne, et sa oled nagu all in ja sa nagu üldse ei pelga midagi. Ei, ma ei pelgagi selles mõttes, see on nagu 100%. Mina tõesti nagu seda tunnet mul ei ole kunagi nagu olnud, et ma vaatan mingisuguseid videosid 10 korda üle ja mõtlen, kas see on ikka piisavalt hea. Nagu never ever, ei nagu isegi nii pole lahe. Mu peast läbi käinud, et seda mul tõesti ei ole olnud, aga kui sa nagu küsid selles mõttes, et kas see on nagu päris mina või mitte, siis sellele ma ikkagi ka täie kindlusega saan vastata, et jah, see on nagu 100% nagu mina, aga see on üks osa minust. See ei ole nagu all of me, vaid lihtsalt parts of me. Et mis on see osa, mida me siis ei näe seal? Ma arvan, et ma olen nagu, see ei olnud nagu otseselt võib-olla ka teadlik otsus, kui ma hakkasin Instagrami tegema, et ma näitan nagu ainult mingit seda ühte külge, vaid see nagu kuidagi loomulikult niimoodi läks ja nagu me kõik teame, inimesed ikka nagu sotsiaalmeediasse pigem postitavad ju ilusaid ja häid hetki, on ju.
aga kui ma Instagramiga alustasin, siis mul oli tegelikult hästi suur hirm enda sõprade ees, oma lähedaste ees, et kui ma näitan ainult oma koristatud tube ja ainult seda, kui hästi kõik on, et siis nad ju teavad, et taustal toimub muid asju ja mu toad ei ole tegelikult kunagi korras. Ja siis sellest hirmust nagu tunduda enda oma nagu perele ja lähedastele sõpradele see nagu fake või mingisugust kuvandit ehitav tüüp Instagramis, siis tänu sellele ma pigem hakkasin näitama seda oma igapäevaelu, seda, et mul ongi toad sassis, seda, et ma olen meigita, seda, et mul on mingi juuksed kodus sassis ja mustad on ja, et see oli see motivaator. Ja kus ma nüüd jõuda tahtsin, mõtlen kodus korraks ära, et sa küsisid, kas mingid osad, mida ma ei ole näidanud, on ja, et see hakkas nagu sealt poolt pihta, aga enamus mu sisust on ikkagi nagu pigem sükene lõbus, sest mu eesmärk on nagu, ma tahan nalja teha, mulle nagu meeldib nagu naljagad asjad on ja. Ja võib-olla see osa, mida tegelikult keegi, või jah, Instagramis ikkagi pigem võib-olla ei ole nagu näinud, on ikkagi, et minus on lisaks sellele plähmerdisele ja sellele naljategijale, kes ma tegelikult ka olen, on nagu selline teine pool, rahulikum pool, introvertsem pool ja võib-olla ka nagu sügavam pool. Et seda poolt ma ei ole näidanud ja see ei ole olnud nagu selles mõttes otseselt ka nagu siuke teadlik otsus, vaid see on kuidagi aja jooksul lihtsalt niimoodi nagu kujunenud ja viimase aasta jooksul tegelikult mul ongi selline veits mingi siuke eksistentsiaalne kriis või siukene olnud, et ma tegelikult tunnengi, et ma viimase aasta jooksul on minuga nagu nii palju asju juhtunud. Ja et ma olen nagu ise hästi palju enda kohta nagu õppinud ja avastanud mingisuguseid külgi, millest ma nagu enne tegelikult ei teadnud. Ja mul tegelikult nagu võib-olla isegi on nagu soov seda teist poolt nagu ka nagu näidata, on ja. Või teha mingisuguseid selliseid natuke, mitte nagu tiibimaid, aga lihtsalt selliseid natuke teistmoodi sisu, kui ma olen, või kui inimesed on harjunud mind nägema. Aga teisalt tulebki jälle see ikkagi mingisugune küsimus, no jah, aga et kui ma nüüd hakkan mingi lambist lihtsalt panen mingi hoopis teisest puust video mingi ülesse, siis nagu inimesed ei ole nagu harjunud sellega ja see on võõras, et siis et mis nagu, ma ei tea, tundub nagu imelik mulle või. Aga mis hirm seal taga nagu on? Mis sa kardad ma just mõtlengi, et see on nagu, et seal peab mingisugune hirm ilmselt taga nagu olema, aga ma ei saa nagu ise ka aru, et mis hirm see siis on. No ilmselt siis ikkagi mingisugune ikkagi teiste arvamuse hirm ilmselt. Aga naljakas on see, et ma tegelikult ma ei tunne, et ma nagu seda kardaksin, aga nagu kuidagi ikkagi on nagu seda keeruline teha. Aga võib-olla nüüd tulles siis selle juurde, et Home in Estonia kontot enam ei ole, on ju, et see mõte, mis mul nagu pähe tuli, ma olengi viimased aasta aega tegelikult nagu neid samu mõtteid nagu kõiki mõelnud. Ja et see, et mul seda nagu kontot enam ei ole, siis ma nagu tagantjärgi nüüd mõtlengi, et see võib-olla oligi selline nagu protsessi kiirendav või selline tagant lükkav müstiline jõud. Et tavaina, mida sa ootad? Mida sa põed, on ja? Et kas sa tahad rääkida, mis see aasta aega? Ma tahaks nüüd nagu aru saada, sest ma nagu saan aru, ma praegu nagu sind kuulan. Siis ma olin nagu tegelikult nagu täiega valmis, meil tuleb mingi siuke nagu, ma olen ka pigem nagu väga siuke plähmerdis kohati on ju. Ja aga tegelikult meie terve vestlus on olnud palju sügavam ja palju mingi rahulikum ja mingi siuke nagu ootamatu. Jaa, tegelikult ei ole ootamatu, aga nagu ma ei ole arvanud, et sinus on ainult see üks pool, et seda nagu ratsionaalse mõistusega saad aru vaata. Aga nagu ma tahaks kohe teada, mis tähendab see nüüd siin aasta aega, mis sul toimunud on siis nagu, kas sa tahad nagu valgustada meid, et mis see, nagu sa ütlesid, mingi viimane aasta sul on siuke pöördeline olnud, milles see on nagu alguse saanud, mida sa siis oled teinud ja mis need taipamised iseenda kohta sul siis olnud on?
sa midagi juba natuke lapsepõlve juures mainisid, on ju, aga kas sa et võib-olla see ongi hea nagu enne ka sellele, et näed, et näed, et siin ma näen seda teist poolt. Ma juba näen seda siin ja ma arvan, kõik, kes kuulavad ja kõik sinu jälgijad saavad juba seda siin näha. Ja see ongi üks väike nagu sillake sellele, et sa saad nagu seda hakata nagu rohkem jagama ka. Nii et teeme nüüd selgeks, mis värk on nagu? Mis toimunud on siis nagu? Ma arvan, et ega midagi nagu mingi ülidramaatilist ei ole nagu juhtunud, aga lihtsalt see ongi võib-olla tingitud sellest, et kui sa mingisuguse teemaga tegeled, ütleme, et ma olen siis ka nüüd ikka, ma arvan, 4 aastakest nagu rohkem just iseendaga selles mõttes tegelenud, et ongi, et aru saada, et mul olid hästi tugevad ärevushood samal ajal, kui ma siis töölt ära tulin, et selle perioodi jooksul mul olid hästi tugev ärevus ja tol hetkel ma ei olnudki nagu aru saanud, et miks see niimoodi on ja siis ma sain aru, et tegelikult mul on terve elu olnud see, aga see on jälle, läheme sinna lapsepõlvesse tagasi, oligi see kodune keskkond, kus ma tundsin, et ma ei saa olla, kõik on sellega seotud, on ju. Et see ärevustunne, et sa ei ole nagu kodus, on ju? Jah, lihtsalt nagu, et see, et ma pean nagu olema mingi pinges või mingi valve kontrolli. Ma mingil hetkel sain aru, et ma mäletan oma lapsepõlvest ainult seda, et ma olin nagu hästi pinges. Ja see ärevus on nagu terve elu mind nagu saatnud ja kui ma tol hetkel siis nagu tegin selle, hakkasin nagu tegelema, et see ei ole nagu normaalne, mul oli rahulolekus pulss 130 nagu kogu aeg. Ja kui ma hakkasin sellega tegelema, see viis nagu, ühesõnaga ma käisin psühholoogi ja psühhiaatri juures ja ma võtsin vahepeal ka neid ravimeid. Ehk see tegi selle ukse lahti, et nagu hakata siis rohkem enda poole vaatama, sest ma ei olnud seda kunagi varem teinud ja ma isegi ei teadnud, et mul on nagu ärevus või et see tunne, mis mul kogu aeg südames on või sees kõhus on see kloppimine, siuke rõve tunne, et see ei olegi normaalne, nagu ma ei teadnud seda. Kuidas see, ma korra, et aru saada, et mis see tunne ikkagi oli, et võib-olla keegi kuulab ja ta ei ole ka aru saanud, et see ei ole normaalne. Et mis see tunne on siis nagu või kuidas see sinu igapäeva elu mõjutas tollel hetkel, kui sa olid selles enne veel, kui sa ütlesid nagu töölt ära tulid selles staadiumis, et kuidas see sinu igapäeva elu mõjutas see ärevus? Mis tunne see siis oli? See ongi selline südame kloppimine, nagu konstantne kõhust keeramine nagu, et kogu aeg on nagu selline veits ebamugav tunne või siuke nagu sa lähed kuskile tegema, lähed kuskile esinema, selline tunne. Ja kogu aeg? Kogu aeg, aga ma ei saanud, inimene harjub ju kõigega. Sa harjud ära sellega. Ja kui ma olin nagu terve elu olen seda tunnet tundnud, siis see oli minu jaoks normaalsus. Ma arvasin, et see on okei. Aga mingil hetkel see, võib-olla oligi see sama, meil oli kõik see, et me kolisime Tallinnast ära, ma sain lapse, suur maja, mõjutab paarisuhet tohutult, sest neid elu muutusi on nagu nii palju. Siis töölt ära tulek, et neid asju nagu tuli hästi lühikese ajaperioodil nagu laks ja see tõstis seda ärevustaset nagu sellisel tasemel, et ma lihtsalt ei suutnud enam nagu omadega hakkama saada. Mul oligi nagu, ma sain oma selle pulsi kella ka ja mul oli pulss, ma istusin õhtult, vaatasin telekat ja mul oli pulss 120-130. Siis ma sain aru, et mul on midagi viga nagu, et see ei ole okei. Kas mees ka kõrvalt sai aru või? Või see tuli ikkagi sina hakkasid nagu tähele panema või ta oli ka, et kuule, midagi on mäda? See oli minu poolt ikkagi pigem. Ma arvan, et see nagu väljapoole selles mõttes ei paistnud nagu nii väga võib-olla välja. Et see oli, kuna see oligi nagu minu normaalsus ja ma olen ikkagi nagu ma olen, et ma läbi selle ärevuse ka ikkagi nagu suutsin funktsioneerida väga hästi. Aga mul oli lihtsalt kogu aeg halb olla. Hästi emotsionaalne, pisarad, 100 mõtet, miljon, midagi nagu keskenduda, raske, kõik siuksed asjad. Et lihtsalt see intensiivistus mingil hetkel nii palju, et ma sain aru, et ma ei saa enam ise hakkama. Ja siis sellest tulenevalt see nagu avas sellise mingisuguse teise ukse minu jaoks, millega ma ei olnud nagu kunagi varem tegelen, ma kunagi arvasin ka, et kõik inimesed, kes natuke isegi joogatrennis käivad, et need on ikka täitsa huud juba peast on ja mis asi see meditatsioon on, vaata, et nüüd ma nagu olen hoopis selles mõttes, ma tunnen, et ma olen nagu kogenud mingisuguseid asju, mis on viinud mind nagu hoopis teises suunas, mis võib-olla ei ole ka meil täna veel selline, või mõne inimese jaoks tundub, et ongi, ma olen ise nüüd see enda jaoks see inimene nagu.
ja võib-olla see on ka see hirm seal taga, võib-olla miks ma ei ole võib-olla seda sügavamat või seda teist poolt endast avalikult nagu näidanud, sest ma tegelikult hästi tugevalt mingil hetkel ise ka tundsin, et siis jumal, kuidas ma saan rääkida mingitest sellistest asjadest, ma ei ole ise kunagi tegelikult uskunud neid ju. Kuidas ma nüüd järsku nüüd ma olen teistsugune, et see ei ole ju okei, et ma olen ikka täitsa muutunud ja muutused, see ei ole normaalne, on ju. Aga mingil hetkel ma sain aru, et kuule, et oota, miks see muutumine nagu halb on? Just. Et inimese eesmärk elus on erinevaid asju kogeda ja õppida ja areneda. Et tegelikult need, mis ma ise enda jaoks alguses tõlgendasin, et need muutused minus on nagu halvad või ma nagu kartsin või isegi võib-olla häbenesin neid alguses. Ma mingil hetkel sain aru, et tegelikult see ei ole muutus, vaid see ongi nagu õppimine ja areng. Oota, aga räägi nüüd sealt edasi. Ma lähen oma jutuga, ma ei tea kuhu ma tahan nüüd aru saada. Ühesõnaga, sa jõudsid sellesse punkti, et sa said nüüd aru, et on vaja tegeleda. Ja siis, mis oli esimene samm ja nüüd, mis sealt siis edasi? Issand, nii keeruline. Ei ole, see on just räägi nagu seda, see on just nagu... Ei no esimene samm oligi ikkagi see, et ma läksin lihtsalt psühholoogi juurde, kes suunas mind edasi psühhiaatri juurde, siis ma võtsin neid ravimeid, saime selle esimese ärevuse hoo nagu alla, on ju. Ja siis ma arvan, kõige enam võib-olla, mis võib-olla nagu ikkagi on mind sellisesse nagu ma ei tea, arengusse või nagu muutusesse viin, mis on nagu just aidanud mul ise ennast või nagu öelnudki mulle seda, et ma pean ise endaga tegelema, mitte siis vaatama väljapoole ja otsima süüdlasi väljapoolt, on pigem nagu õigete inimestega suhtlemine võib-olla või inimesed jah, kellega ma nagu kokku puutun. Et mu ellu lihtsalt tuli üks inimene, kes tegeles või nagu oli hoopis teisest maailmast, kus mina olin, on ju tulnud. Ja tänu temale ma kuidagi nagu sain nagu mingisugused taipamised nagu hakkasid järjest nagu tekkima, et päris loogiline. Ahah, jaa. Okei. Polegi nii nagu enne mõelnud, on ju. Oota, kus see nüüd tuli? Issand, kui loogiline nagu vaata. Ja siis nagu sealt nagu niimoodi väikeste sammukeste kaupa nagu see asi liigub ja see liigub siiamaani, et ja see liigub elu lõpuni. Elu lõpuni liigub, absoluutselt. Ühe teema saad lahendada, issand, mul ei olegi enam, ma ei arvagi, ma ei süüdistagi enam kedagi, ma saan kõigest aru. Siis järsku tuleb, oi, oota, mul on mingi 100 miljon traumat veel kuskil, millega ma pean tegelema, on ju. Et aga mis need taipamised ise siis on? Mis on sinu jaoks kõige olulisemad taipamised sellel teel? See on tegelikult, nagu sa ütled, juba 4 aastat kestnud, on ju, et ja võib-olla siis viimasel aastal eriti, et mis sa enda kohta siis sellel teekonnal kõige rohkem oled taibanud? Ma arvan, et kõige suurem õppimiskoht tegelikult selle 4 aasta jooksul ongi tegelikult see, millest ma juba ka rääkisin, sisetunde usaldamine. Sest seda ma kunagi enne seda nagu ei teadnudki üldse, mis asi see on või veel vähem nagu oskasid nagu kuulda võtta või usaldada veel vähem. Et ma arvan, et see on ikkagi kõige suurem selline õppimiskoht olnud. Mis sa enda kohta veel oled taibanud? Ma arvan seda, et ma olen alati nagu mõelnud endast, et ma olengi see plähmerdis ja ma olengi selline, on ju. Et see sama, tegelikult see ongi ka viimase 4 aasta avastus mu enda kohta, et see teine pool on mul olemas. Et ma tegelikult ei teadnud seda enne ise ka. Ja siis sealt võib-olla ongi, see ongi minu jaoks ka uus. Ja nagu ma ju alguses ütlesin, kõik uued asjad on hirmsad. Aga hirmu taga on edu. Aga hirmu taga on edu. David praegu panid ära mulle niimoodi siin. Ja täpselt oma sõnadega ikka suskama peab, siis see jõuab kohale point. Et me juhtsime koos siin selle hirmu tagamaani võib-olla. Et see on... Jah. Saite aru või? No proovi nüüd kokku võtta. Mis ma kokku võtan, ma ei tea. Ei, me jõuame tiiru
sinuga, ma ei tea, palju meil aega hakkame juba, jõuame jälle ikkagi sinna algusesse, sest ma tunnen, et ikkagi, millest me alustasime, on ka ikkagi see, et sa nagu ise endale otsa vaatamine, mis mulle tundub lihtsalt ka kogemuselt nagu enda siin väga lähedaste inimestega, et see ise endale otsa vaatamine on see kõige hirmsam asi. Eriti olukordades, kus sa nagu tegelikult sisimas, võib-olla sa nagu teadlikult isegi ei tunnista endale, et sa käitud mingil viisil, mis võib-olla ei ole okei. Aga sisemuses, ma arvan, tegelikult me kõik teame. Aga kõige suurem koht ongi see, et sa paned selle ego kõrvale, sest ego on see, mis takistab sul nagu endale otsa vaadata, tunnistad, et kuule, et okei, ma võib-olla olen nagu veits pangepant. No mis oli viimane olukord, kus sa taipasid seda ja nägid ennast, et näed, et tuleb see mingi muster sisse, kuidas sa võib-olla oled harjunud käituma, tead, et see on vale, vaatasid, et nii, nüüd on vaja endale otsa vaadata ja see ego kõrvale panna. Mis on siuke tavapärane see, mis sa oled nagu märganud enda puhul, et mida sa püüad nagu, mis on nagu üldse või kõige valusam koht, kus sa endale otsa vaatad? Ma arvan, et selline viimase aja kõige rohkem mind nagu võib-olla raputanud või tõesti see oli selline, ma tundsin, et nagu klaasist lossi seinad, mis ma ise enda ümber olin ehitanud, nagu varisesid kokku. Oli võib-olla seotud, et ma ka lähme sinna lapsepõlve teemade juurde nüüd tagasi, et ma sain mingil hetkel aru, et ma olen ise endale hästi ütleme siis nagu paari suhte koha pealt selleks, et mul on mingisugused puudujäägid olnud lapsepõlvest, on ju. Ja tõenäoliselt sellest tingituna ma olen loonud endale mingisuguse oma loo enda peas või mingisugused enda uskumised, et kuidas asjad on, kuidas nad peaksid olema. Sest sul ei ole eeskuju olnud? No, mitte nagu isegi eeskuju, vaid lihtsalt, et võib-olla siis saavutada, et müüa endale maha see muinasjutt, mida ma saada tahan. Et selle jaoks nagu siis lood ise endale mingisugused nagu lood ja see ongi sinu jaoks nagu reaalsus. Ja sa nagu tulihingeliselt nagu usud ja sa oled 100% veendunud, et täpselt nii on. Aga siis mingil hetkel käib mingi ja need ei ole enam. Mida sa nüüd? Sa nii keerutad. Mis sa tahad öelda? Ei, ma ei taha midagi öelda. Lihtsalt ongi nagu... Millest jutt on nagu? Millega seoses see illusioon sul oli? Ma saingi aru nagu, ma räägin paari suhtest praegu, ma räägin enda nagu suhtest enda mehega selles mõttes, et ma sain lihtsalt mingil hetkel aru, et ma olen hästi palju, see ei ole nagu mitte kuidagi nagu seotud minu partneriga, vaid ma sain ise aru, et ma olen ise endale mingisuguseid asju välja mõelnud või nagu et endale seda mingi turvavõrku, et mul oleks seal soe pehme, ma tunneksin kõiki neid tundeid, mis ma tunda tahan. Aga need on olnud kõik nagu selles mõttes ongi, et ma olen nagu kuidagi mitte nagu välja ka mõelnud, aga mingisugused sellised lood, millest ma ei taha nagu lahti lasta. Aga siis ma saad aru, et need on olnud nagu minu enda lood. Nagu. Need on minu lood olnud. Ja nii, ja mis nüüd siis juhtub, kui see mull lõhkeb? No siis tuleb nüüd vaadata. Saadki jälle iseendaga tuttavaks, et okei. Aga mis nüüd siis tegelikult on? Või mis päriselt nagu siis on ja ei ole, on ja. Et eelkõige ongi ikkagi ise jälle see sama, ja ma räägin, see ei ole nagu seotud üldse mingi kellegi teisega või teise inimesega, vaid ainult need mingid ise enda märkamised enda osas. Ma ei hakka lahku minema, kõik on nagu selles mõttes, aga lihtsalt
ma ei taha, ma saan aru, ma keerutan, ma ei taha detailidesse minna, sest teine inimene on siin vaata seoses, kes ilmselgelt ei soovi avalikku tähelepanu, aga lihtsalt ma ei teagi, kuhu ma nüüd jõuda võib-olla tahan. See õppimiskoht on ikkagi see, et sa hakkad nagu uuesti nagu vaatama, et seda enam ei ole, see, mis oli eile, see oli eile, täna lähme nagu uuesti, vaatame nüüd siis uuesti, mis nagu on tänane reaalsus ja mis edasi saab. Ja nii ongi. Ja, see oli nii ähmane jutt praegu, kedagi ma ainult tekitan praegu intriige siin. Ma ei taha surkida ka. See ei ole mingisugune suur draama või tõsine asi, lihtsalt ongi, pigem ma ise tundsin lihtsalt, et mul ei ole sihukest asja varem nagu olnud või ma ei ole nagu kogenud, et sa tõesti nagu tunned, et sa elasid nagu iseenda loodud mullis ja seda järsku nagu popib ja sa oled nagu kanda nagu alasti või ma ei teagi. Ja see on ainult minuga seotud. Et see on selline tore kogemus olnud. No sul on igal juhul väga palju või nagu nii äge on näha, et see tegelikult see on, kuulage, see on väga hea näide sellest, kus on nagu väga keeruline, võib öelda läbikukkumine, et sinu see kõik see ärevuse, see jõudis siuksesse punkti, aga vaata, mis on sellest kõik välja tulnud, mis tööd sa oled hakanud iseendaga tegema, missuguseid taipamisi iseendaga, kui palju sa oled hakanud iseendale otsa vaatama, oma egoga tegemist ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult see on väga hea näide lõpuks sellele, kust me alguses alustasime, vaata. Et mis praegu see kaasa on toonud. Aga võib-olla selle nurga alt siis, et selle ärevusega täna sa ei maadle sellega nii palju või kas on nagu mingeid asju, mis siin nagu lihtsalt, kes maadleb ärevusega, nagu neid on nii palju inimesi täna ja neid tuleb aina juurde ja see on nagu see probleem on nii suur inimeste igapäevaelus, et mis sind nagu lihtsalt igapäevaelus aitab selle ärevusega toime tulla täna? Et mis sind on aidanud ja mis on need sinu maandamistegevused? Ma ütleks, et mul vahepeal oli täitsa periood, kus ma mingi 1,5 aastat äkki igapäevaselt ei saanud aru, aga järsku korraks tuli mõte, oota, issand jumal, ma pole millal ma viimati ärevustunnet nagu tundsin. Et vahepeal oli nagu täiesti väga pikk aeg, kus oli täiesti nagu 0 ärevust ja ma olin mingi wow! Et nagu nii saab ka elada, nii tore. Praegu eks neid ikkagi selles mõttes lainetena nagu käib, suures pildis on nagu pigem hästi, aga niimoodi vahepeal, kui on mingisugune pingelisem periood, vahepeal ikkagi need asjad nagu kerkivad ülesse. Ja mis sa siis teed? Mis ma siis teen? Ma suuresti tegelikult ma ei tunne, et ma väga midagi spetsiaalselt teeksin, pigem võib-olla see asi, mis ma teen, ongi see, et ma saan aru, et see on ärevus. Ja ma hakkan siis nagu juurima või nagu mõtlema, et okei, oota, mille pärast see on, kus see nüüd tuli, mis asi see seal taga on. Ja lihtsalt ongi see, et ma saan aru, et see on ärevus, seal on mingisugused minu enda mingisugused hirmumõtted taga. Ja siis ma mõtlen, mis on kõige parem asi, mis võib siit tulla, mis on kõige halb, mis ma ütlesin, parem, halvem, ühesõnaga mõlemad variandid käin nagu läbi vaata ja lihtsalt selle mõtte mustriga nagu mängin pigem. See, ma arvan, on suht nagu ainuke asi, mis ma teen, ma rohkem nagu väga ei teegi midagi. See, et sa märkad ja see eneseanalüüsi osa vaata, et sa oskad selle sisse minna ja vaadata, mis selle nagu taga on ja tihtipeale sealt tuleb see vastus ja tegelikult see juba tõmbab selle juba saad enda jaoks selle nii-öelda juba rahulikuma tunde vaata, et okei, see on tegelikult täiesti mõttetu asi. Tihti ongi. Jah, just. Me ei ole üldse jõudnud sotsiaalmeediast ja kõigest. Mul on nii palju teemasid, mida ma tahtsime rääkida. Oota, ma nüüd korra mõtlen. Okei, võib-olla lihtsalt selle nurga alt, et sa korra enne ka seda mainisid, et kogu selle konto kaotamisega sul tegelikult, et see nagu just kui mingi väline
väline märk oli sulle, et lükke, et sul nagunii on see tunne kogu aeg olnud, et midagi nagu tahaks muuta ja natuke seda teist poolt hakata näitama ja siis tuligi võeti sult konto ära, nagu me enne saadet rääkisime, täiesti nagu alusetult, täiesti võib-olla lihtsalt mingi süsteemi vahele kuidagi kogemata see jäi, aga igal juhul see juhtus. Nüüd on sinu konto Merlin Miido, ütlesin õigesti, on ju? Lihtsalt Merlin Miido. Ja seal õnneks enamus jälgijaid tuli ju kohe tagasi, aga ikkagi sul oli see tunne, et mingi märk see oli. Kas sa nüüd mõtled, et midagi siis teha teisiti, et mis on see asi, mis siin selle sotsiaalmeedia puhul on võib-olla kõige rohkem, sa oled nii kaua seda teinud, kõige rohkem nagu väsitanud ja mida sa nüüd siis, kui sul ongi see uus nagu just algus antud, mida sa nüüd nagu mõtled teisiti teha? Mis on see Instagrami see varjupool, mida me siis ei näe ja mis sind on nagu rusunud ja miks sul on üldse see tunne tekkinud? Ma ei saaks öelda, et otseselt nagu miski mind rusunud oleks. Lihtsalt ma arvan, et ma olen aru saanud, et minu selline võib-olla ikka inimesed mõtlevad, et mis mu elu eesmärk on ju. Et kes ma nüüd siis olen? Mis tööd ma nüüd siis teen on ju? Inimesed hästi palju defineerivad ennast nagu läbi töö. Ja kõik need mõtted on minu peast ka läbi käinud kõik need aastad. Peale keskkooli lõppu ega ma täpselt ei teadnud, mida ma teha tahan. Peale ülikooli lõppu ma täpselt ei teadnud, mida ma teha tahan. Mõtlesin, nüüd see oligi, et ma lähen kehalise kasvatuse õpetajaks. Ma olen nii, olen kehalise kasvatuse õpetaja. Olen paar aastat, mõtlen, mis ma nüüd siis olengi kehalise kasvatuse õpetaja terve elu või? Ei ole see tunne, et ma olen, on ju. Nii, siis tuleb Instagram. Nii, nüüd ma olen sisulooja. Oota, mis ma nüüd olengi siis elu lõpuni sisulooja või? See nagu, ma ei ole ju. Juba nagu, kuidas on ju? Sisekujundus. Super, nii äge, mulle nii meeldib. Ma olen nüüd sisekujundaja. Teen paar aastat. Oota, mis ma nüüd olengi siis elu lõpuni sisekujundaja või? Et nagu kõikide asjadega, mis ma olen teinud, mul on nagu, ma lähen suure hurraaga sisse, see on nagu, ma tunnen, et see on nagu tol hetkel see asi, mis ma teha tahan ja ongi olnud. Ma teen selle asja ära, ma saan oma selle mingisuguse rahulduse sealt kätte ja siis ma nagu, ma ei tea, tüdinen ära või. Ja siis ma olen, mis edasi? Nii, siis tuli see telesaade ja kõik asjad, see on nagu, see on muster mul. Ma ei tea, kas see on hea, kas see on halb. Aga ma enda jaoks nagu mingil hetkel mõtlesingi, et aga võib-olla see ongi see, mida ma olen mõeldud tegema, sest ma mingil hetkel nagu reaalselt sõnastasin, rääkisin enda mehega ja ütlesin, et tead, minu arvates üldse ongi niisugune suur eksistentsiaalne nagu küsimus, et mis on elu mõte, et minu arust ongi elu mõte minu jaoks on see, et ma saan teha seda, mida ma tahan teha tol hetkel, kui ma tahan seda teha. Ehk siis tegelikult ma selle nagu mõtte järgi olen viimased nüüd, ma ei teagi, mitu aastat nagu elanud ja kui see varasemalt nagu tekitas pigem minus sellist nagu, et ma ei tea, mis ma siin tuterdan, hüppan teen ühte, teen teist, nagu midagi tegelikult teha ei oska, on ju. Aga tegelikult on nagu päris tore nagu siuke elu ka. Nagu ma ei kurda, mulle nagu meeldib vaata, lihtsalt ma tüdinen ära, siis tuleb mingi muu asi asemele, aga ma kunagi ei tea, mis asi see uus asi on. Ta mingil hetkel lihtsalt tuleb. Ja ma lisaks olen veel nagu tegelikult aru saanud seda, et kõik need asjad, mis ma täna hetkel praegu teen, need on tegelikult kõik minu kogu elu alates, keskkoolist alates, kõik asjad, millega ma siis tegelesin, kõik need asjad on mind tegelikult täna siia toonud. Ja kõik asjad, mis ma keskkoolis mõtlesin, millega ma tegeleda tahan, seal oli näitleja, ma tahtsin näitlejaks saada fotograafia, videograafia, kirjutamine, kõik siuksed asjad, mida ma täna teen nagu. Et jah, ma olen nagu selles mõttes, see mingil hetkel oli mu jaoks selline, et ma ei ole mitte midagi, ma ei ole mitte keegi, või selles mõttes nagu mitte nagu siukses nagu väga masendaval viisil, aga nagu ikkagi endas vaata kahtled, eks ole. Aga tänaseks ma olen mõelnud, et jah, ma teen parasjagu seda, mis mulle teha meeldib ja seda, mis mulle meeldib 5 aasta pärast teha, seda ma näen 5 aasta pärast. Ma täna ei tea,
jah, aga kas praegu see Instagrami ja sisu või sisekujundusega mõlemaga siis siuke tunne, et nagu juba täielikult nagu ei ole, selles mõttes, et ega ma sisekujundusega tegelikult juba mitu aastat viimati, siis kui peale seda, kui me hakkasime saadet tegema, siis ma tegelikult tegingi seda, olengi ainult sisekujundust teinud, ainult nagu saatesiseselt, et mul selliseid nagu kõrvalprojekte ei väga-väga vähe olnud, pigem ma teen sõpradele tasuta projekte nagu. Et nagu selliseid klienditöid mul on nagu väga-väga vähe, põhimõtteliselt ei olegi. Et ma selle saatega saan nagu selle sisekujunduse rahulduse nagu rahuldatud. Nüüd Instagrami osas pigem võib-olla ma ei tunne, et miski on nagu rusuv kui selline olnud või et see oleks mind nagu ära tüüdanud, aga võib-olla ma lihtsalt tegin seda väga pikka perioodi väga-väga intensiivselt. Et noh, mis me siis ütleme 2018 alustasin. Täna on nagu 8 aastat. Ja see on olnud reaalselt, ongi iga päev, vaata. Ja mitte, et ma oleks tundnud, et see on mu kohustus, vaid see ongi hästi-hästi tulnud hästi nagu loomulikult ja ma olen seda tõesti nagu tahtnud teha. Kui mul mõte tuleb, siis ma teen. Kui mul mõtet ei ole, siis ma ei tee. Et mul ei ole mingisugust kava või plaani või seda tunnet nagu kuskil niimoodi ratsionaalselt peas olnud, et ma pean tegema. Kuigi tegelikult eks ta ikkagi alateadlikult, võib-olla siis, kui ma just töölt ära tulin ja tundsin, et see on minu sissetuleku allikas, on ju, et siis see võib-olla nagu läks natuke kuskil kuklas hakkas ikkagi tiksuma, et ma pean, vaata. Aga see ei ole nagu ülemäära tugevalt olnud. Võib-olla lihtsalt jah, ma tunnen, et täna, et seda intensiivset aega on olnud nii palju, et ma võib-olla lihtsalt natukene rahulikumalt tahaksin teha. Mitte enam nii palju. Aga kui sul on see konto, mis on nagu minu ajalugu, minu igapäev, minu töö on ja siis sellest ja see on mugav ka. Selles mõttes, et see on, ma ütlen, ma ei tea, ma olen nagu mega tänulik, et see niimoodi on mul läinud, et ma olen saanud nagu väga põhimõtteliselt valida kõike, mis ma teen. Ja see on pannud mind, ma arvan, väga suurde mugavustsooni, sest ma arvan, miks ma nagu ka sisekujundustöid väga palju ei ole vastu võtnud, ongi tänu see, nagu mitte tänu, vaid Instagrami süül. Sest Instagram on võimaldanud mul sama raha teenida poole vähema tööga kui sisekujundustöö. Ma saan täiesti aru. Et seda ma nagu pärast tõlgendasin, et et tegelikult mul on peas kogu aeg keelenud need mõtted, et ma tegelikult nagu võiksin teha rohkem sisekujundust ja võib-olla üldse midagi muud aga kui ma olen selles kindlas oma mugavustsoonis kinni, siis miks ma pean ennast sealt soojast pesast välja tõstma ja minema kuskile võõrasse kohta tegema midagi, mida ma ei ole kunagi varem teinud, siis see on ju nii hirmus. Kui mul on siin hea ja soo olla, on ju. Et see oli see nagu sükene, mis ma pärast hakkasin mõtlema nagu suht kiiresti. Tegelikult järgmisel päeval juba mõtlesin, äkki see peakski nii olema. No väga põnev, et ühesõnaga, ega sa ise ka täpselt ei tea, kus ja mis hetkel, nagu sa ütlesid. Ei tea. Ja sa pole kunagi teadnud sellistes olukordades, on ju, vaid seda eks me näe ja tegelikult see saade on juba ka üks näide, et näed. No näed, ma olin siukses punktis, mul täpselt nüüd pandi konto kinni ja täpselt siis tuleb ka see saade. See oligi. Väga huvitav kõik nagu. Täpselt, et see oli nagu tõesti 4 päeva õhtul läks konto, reedel siis rääkisin selle Mari-Liisiga ja esmaspäeval tuli see kõne. Nii et nagu need olid nagu... Appi, elu on nii haige. Aga ma usun tegelikult väga sügavalt seda, et kõik asjad juhtuvad põhjusega, ka halvad asjad ja võib-olla pigem just nendest halbadest asjadest tegelikult ongi, nüüd tuleb jälle seesama, jälle me kogu aeg kordan ennast, et see ego kõrvale panemise oskus ja suuta nagu ka nendest halbades olukordades nagu leida enda jaoks üles need õppekohad, isegi kui sa selles halvas olukorras oled nagu tõesti sattunud täiesti nagu mitte omal tahtel, sa pole ise midagi nagu teinud valesti või halvasti, vaid sind on kuidagi nagu isegi kistud, aga ka seal on ikka mingisugused seosed, miks see nii on läinud
ja mingisugused õppekohad, mis on nagu sinu jaoks nagu mõeldud. Ja see on ka üks asi, mis, kui sa küsisid, et mis see kõige suurem nagu selline avastus enda kohta on olnud, et see sama asi on olnud ka, mis ma olen nagu suutnud nii-öelda endale siis mõelda, et okei, mingi ilge jama, aga okei, las ma nüüd mõtlen, mis oli minu roll selles, kuidas ma oleksin saanud nagu, miks see juhtus, mis samme, isegi need võivad aastate tagusesse aega ulatuda. Just. Aga midagi seal on, mis nagu on sinu jaoks mõeldud, mis lükkab sind edasi. Just. No vot, no tee nagu nii põnev ja nii huvitav ja vaata, kuhu me tegelikult, kus me alustasime, jõuame kõige nende lugude ja selle vestlusega täpselt sinna samma punkti, mis mõtteid sa juba siin alguses jagasid, aga nüüd ma saan kõigest aru, okei, sa mõtlesid tegelikult sellel seda ja seda. Ja mul ei olegi mõtet sult küsida, nagu ma tavaliselt lõpus küsin, et mis su tulevik siis nüüd toob. Ma arvan, mul ei ole mõtet seda küsida, on ju? Nüüd me rääksime, aga tead, mida me ei jõudnud üldse rääkida, ma lihtsalt küsin lihtsalt, et oleks nagu viisakas, kuna ikkagi tegelikult ma kutsusin ka sind ikkagi emade kuu. Ja sa oled ema ja mul oli tegelikult plokk emadusest mõeldud ka rääkida. Aga võib-olla on ilus siis mõelda niimoodi, seome selle lõpuküsimuse emadusega, et kui sa vaatad nüüd siis Harrikest, vanad on juba? Ta saab kohe 10-aastaseks. Mul laps on 10. Ta ei ole üldse enam beebi ju. Ta ei ole üldse. Kas ta Kaissu tuleb veel või? Joo. Tuleb ikka, okei, nii tore. Ühesõnaga, kui sa vaatad nüüd Harrit, vaatad enda teekonda emadusena, mis on siis kestnud juba 10 aastat, siis mis on see, mida sa tahaksid, et Harri sinult kõige rohkem kaasa võtaks? Paneme siukse ilusa emaduse mõttega sellele saatele punkti. Ma arvan, issand, ma ei taha nutma ka hakata nüüd siin lõpus veel. Kõik hakkame tavaliselt lõpus nutma. Ma nüüd mõtlen, mida öelda, et kas ma hakkan nutma või ei hakka. Ma arvan ikkagi, et kõige olulisemaks ma võib-olla, kui me ikkagi oleme enda draamadest nii palju mõjutatud, eks ole, siis ma arvan, et ikkagi kõige suurem asi, mis ma tahan, et Harri kaasa võtaks, on see, ei tule, nii, et ta, kui tema on suur, issand, et ta mõtleb ma ei taha. Et tema nagu mõtleks, et võta see hetk korra. Oota, kohe läheb ära. Oota. Hinga. Ma oleks peanud teise vastuse mõtlema. Ütle ikka see. No põhimõtteliselt ikkagi nagu, ma nüüd jälle tunnen, et kui ma seda ütlen, et siis ma nagu teen võib-olla kellegile liiga, on ja nagu enda vanematele, aga nagu ikkagi eelkõige, et talle jääks meelde see nagu ma ei saa öelda seda välja, aga ma ütlen sosinal, keegi ei kuule, nagu hoituse ja siis nagu armastuse tunne ja ma ei tea, miks ma nutan. Ma olen tegelikult ju neid tundeid ise tundnud, aga jah, näed, järelikult on ikkagi valukohad. Aga see on okei. Ja ma arvan, et su Harrike tunneb nii hoituna ja armastatuna ennast. No ma loodan. Aitäh nüüd selle eest, on ja. Ja andeks, aga see on nii ilus. See on ilus. Ja lisaks, mul on üks asi veel. Oota, ma saan sellest nutust siis üle, siis kui ma seda teen. Teine suur eesmärk on ikkagi ka see, et ma just täna enda mehega ka rääksin mingit televisiooni lugu vaadates, et meid ei õpetata, kõige suurem, ma arvan, suurem ühiskonna probleem võib-olla, et meid ei õpetata enda emotsioonidega hakkama saama. Ja see on see, mida ma olen nagu viimased 4 aastat õppinud ja mida ma olen nagu mõelnud, et see on midagi, mida ma tahaksin, et Harri õpiks varem, kui mina hakkasin õppima.
jah, ja see võiks olla juba koolisüsteemis ja kus iganes nagu sees. Aga praegu ta ei ole ja praegu oleme meie need. Aga õnneks vaata hästi tänapäeva emad on nii teadlikud ja nii palju infot on, mis on ühelt poolt väga õudne ja väga raske on hea ema olla. Aga teiselt poolt on see hästi tore, et me saame seda hästi varakult õpetada seda. Esiteks, kuidas enda emotsioone juhtida ja olla see rahulik ema. Aga see on juba hoopis teise podcasti teema, kuidas lapse kasvatamisel enda emotsioone kontrollida. Aga no see on kõige parem eeskuju. Ma näen, kui mina nagu olen vahepeal kuidagi oma elus on pingeline, siis ma olen nende peale ka äkilisem, siis ma näen, nad ka järsku kõik kauguvad mulle vastu. Ja kui ma suudan nagu näen ära selle, tõmban ennast tagasi, siis tegelikult kõik rahunevad mu ümber maha nagu. Nii on, jah. Et seda me saame neile oma eeskuju ja selgitusega palju varem õpetada. Ja hoitust ja armastust tuntakse, ma usun, tunneb Harri kindlasti väga palju. Just. Ja ma tean, ma tunnen sinuga väga samu tunded ja väga samastun. Nii et mul hea meel, sa selle välja ütlesid. On andeks, et see pisarad tõi, aga ma arvan, see on ilus ja tegelikult see võtab see võttis väga ilusti selle saate kokku. Kõik need tunded asjad, mis nende lugude taga on, et see pani praegu väga ilusa punkti. Nii et ma rohkem sest midagi ei küsi, sest muidu me võtame veel siin. Nii et ma annaksin sulle hoopis üle karbikese ja see on raske, siin on Placenta Active'i ja kõik head juukseasjad, et juuksed veelgi rohkem vohama läheksid ja Dream Cafe kokikesi, 2 ilusat sädelevat pallikestega kokikesi. Terve päev olen neid siin juba piilinud. Ja need alati niimoodi ootavad, et nagu veel süüa, aga nüüd saame süüa. Ja väike kingitus sulle siis meie poolt, nii et aitäh sulle tõesti. Ja mul on hea meel, et sa julgesid nagu lõpuks nagu lahti lasta ja julgesid avada ennast veel rohkem, kui me oleme, vaata, ma nagu mõtlesin, mul on kogu aeg tunne, et me teame sind nii hästi, sa oled ju nii julge ja avatud, kogu aeg ja nii vahetu, aga tegelikult sa avasid täna hoopis teise poole endast ja mul on nii hea meel selle üle ja ma olen tõesti väga tänulik. Ma tean, et see ei ole kerge ja see ei olnud siin lihtne, aga seda tegelikult oli väga ilus näha, kuidas see terve saate jooksul nii ilusti avanesid. Nii et ma usun, su jälgijad on väga tänulikud sulle ja mina ka ja Denim Dream ka. Nii et kõigile kuulajatele teie siis minge üldse poodi shoppama. Tegelikult, mis ma tahtsin öelda, on see, et meil on teksakuu, maikuu ja praegu on ka kampaania, et saab 2 teksapaari ostes saab ka Denim Dreami valge T-särgi kaasa, mis on väga hea baastoode, mida kapis omada. Nii et ühesõnaga minge teksasid shoppama, mul on mega ilusad kessi teksad. See pead ütlema mulle, mis teksad need on, ma just vaatsin, et need on nii ilusad. Hästi mugavad ja mega ilusad ja nii ilusad heledad, need on kessi omad. See on Marciano Plus, see on ka väga ilus. Ühesõnaga, ma olen väga rahul oma outfitiga täna. Väga ilus oled tõesti. Minge otsige meie Denim Dreami ja kessi ja kõikidest teistest kauplustest. Need üles e-poes on ka kõik olemas, nii et aitäh Mellule. Ja... Aitäh sulle ka, ma ütlen sulle ka ikkagi aitäh sulle, et sa kutsusid ja lasid mul rääkida siis seda, mis iganes siit tuli. Ja, aitäh kõigile järgmise korrani. Ciao.